tere õhtust ja tere tulemast saatesse On The Record, IE24 Newsi põhjaliku intervjuu saatesse. Kui sõda Iraaniga jõuab 4. kuusse, ripub mitteametlik relvarahu USA ja Iraani vahel juuksekarva otsas. Kuigi Teherani ja Washingtoni vahel vahetatakse endiselt sõnumeid, mille eesmärk on jõuda kokkuleppele sõja lõpetamiseks ja Iraani tuumaprogrammi käsitlemiseks. Ameerika ja Iraani vägede vahelised juhuslikud tulevahetused, sealhulgas ka eelmisel ööl, jätkuvad meie hormusi väinas. Samal ajal jätkab Iraan drooni- ja raketirünnakuid Araabia lahe riikide vastu. Ja sel nädalal tulistas Iraan esimest korda üle 2 kuu Iisraeli pihta 10 ballistilisi rakette. Vastuseks Iisraeli rünnakutele Liibanonis. Nüüd hoolimata kasvavatest pingetest ütlevad nii USA president Trump kui ka Iraani ametnikud, et kokkulepe on peatselt saabumas. Asi on selles, et nad on seda öelnud juba märtsi algusest saadik. Ja seni, kuni mõlemad pooled jäävad oma punaste joonte juurde, ei tundu kokkuleppe saavutamine võimalik olevat. Iisrael kardab, et Trump loobub mõnest olulisest nõudest Iraani tuumaprogrammi osas, et kokkuleppele jõuda. Ja tema suhted Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga näivad halvenevat. Kõige selle lahtipakkimiseks on minuga täna õhtul liitunud Adi Rotem. Vattam on endine kõrge ametnik Shin Betis, Iisraeli sisejulgeoleku ja vastuluureteenistuses ning oli Iisraeli pantvangi läbirääkimiste meeskonna juhtiv liige, kes aitas kaasa Iisraeli pantvangide vabastamisele Gazast. Vattam töötab praegu strateegilise nõustajana, spetsialiseerudes läbirääkimistele ja kriisi juhtimisele ning on rahvusvahelise terrorismivastase instituudi teadur Reichmanni ülikoolis. Härra Vattam, suur tänu, et liitusite meiega täna õhtul. Suur tänu, et mind siia kutsusite. Mul on palju küsimusi teie jaoks Gaza ja Hamasi kohta, kuid me ei saa alustada ilma kõige põletavama teemata. Sõna otses mõttes see on käimas olevad läbirääkimised Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Nüüd, kui kogenud läbirääkija, kes on tegelenud selle piirkonna kõige vägivaldsemate ja küünilisemate terroristidega, kuidas teie hindate USA lähenemist läbirääkimistele Iraaniga? Kas Trumpi vastuoluline sõnumivahetus aitab või kahjustab USA positsiooni? Ma arvan, teate, USA lähtub loomulikult väga kindlast läbirääkimisviisist. Trumpi ajastul, mida ma nimetan Trumpiks, ta kasutab oma kindlat viisi, mis segab ebakindlust, segab ebaselgust ja loomulikult toetub USA jõule. Kui suurim jõud meie rahva seas, meie universumis ja kõige võimsam armee. Ja muide, ta oli ka valmis, ning me nägime seda selle sõja ajal, et oli valmis laskma armeel teha kõike, mida ta tahtis, näiteks rünnata Iraani õhuruumi koos Iisraeliga ja nii edasi, mida eelmine president ei teinud. Nii et selles küsimuses kasutab ta oma mõjuvõimu ja näitab oma võimeid. Samal ajal võib see Trumpi tehnika, läbirääkimiste osas, mõnikord ka lääne maailmas kasutust leida, sest me nägime seda näiteks tariifi läbirääkimiste puhul, mida ta juhtis, isegi Gröönimaa puhul, kui tahad seda näidet kasutada. Nii et mõnikord lääne küsimustes see toimib, sest lääne silmis näeme me läbirääkimisi erinevalt. Me vaatame kellaaegu, me mõõdame edusamme, me jälgime tähtaegu ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et me kasutame seda väga mustvalgel viisil. Kas me oleme lahinguväljal võitnud või kaotanud? Kui sa seisad silmitsi vastasega, nagu Iraan, siis nende mõjuvõim on aeg. Seega pead sa täielikult teadma, mis sind läbirääkimistel ees ootab ja sa pead sellest teadlik olema juba enne, kui üldse lahinguväljale lähed. See ongi nagu me teeme näiteks neid sõjamänge, mis saab pärast ja pärast seda, mis pärast tuleb, täpselt selleks pead sa ka läbirääkimisteks valmistuma. Ja ma arvan, et siin tehakse natuke viga, kui ei mõisteta, mis on Iraan ja mis on islamlik vastupalu. Meetodid, mis rõhutavad erinevaid asju, kannatlikkust, vastupidavust, vankumatust ja kurnamist. See on seesama Iraan, kellel oli 8-aastane sõda Iraagiga 80-ndatel eelmisel sajandil. Seega pead sa aru saama, kellega sul on tegemist, et oma samme läbirääkimistel õigesti arvutada. Sa ütled siis, et Trump astus sellesse sõtta ettevalmistamatult?
ma arvan, et selles küsimuses püüdsid nad siin justkui teiste läbirääkimiste mudelit korrata. Ja nad arvasid näiteks, et edukad läbirääkimised, näiteks Hamasi puhul, mida saadik Witkoff koos Jared Kushneriga juhtisid, olid edukad ja siin saame kõik pantvangid tagasi. See ei ole nii, sa ei saa arvata, et Iraaniga on tegemist sama areeniga. Ja kui sa teed neid vigu, arvad, et mis töötab ühes kohas, töötab ka teises areenil, siis see võib vahel olla suur viga. Ja ma arvan, et see ongi põhjus, miks me näeme iga päev midagi uut juhtumas. Üleeile oli justkui rahu kogu maailmas, aga täna võib olla juba 3. maailmasõda. Nii et ma arvan, et see ongi see, mida peame mõistma. Iraan mängib ajaga. Nende jaoks on juba see, et nad selles sõjas ellu jäävad ja ikka veel püsti seisavad. Omamoodi võit. Nii et sa juhatad meid Iraani positsioonini läbirääkimistel. Nüüd, vaata, tuuma- ja ballistiliste rakettide programmi sõjast on neil õnnestunud tuua läbirääkimistesse väliseid teemasid, nagu Hormuzi väin või isegi Iisraeli rünnakud Liibanonis. Need toimivad survevahenditena Ameerika Ühendriikide vastu läbirääkimistel. Nüüd ei saa ma jätta meenutamata fraasi, mille Donald Trump oma esimesel ametiajal välja ütles. Iraan pole kunagi sõda võitnud, aga pole kunagi läbirääkimisi kaotanud. Kas me näeme praegu just seda? Kas Iraan võidab läbirääkimiste laua taga? Jah, mingil määral küll. Iraan võidab läbirääkimiste laua taga ja ma selgitan seda. Samuti teeb Iraan mitmeid asju väga targalt. Näiteks need rünnakud, mida sa mainisid Pärsia lahe riikide vastu, ei ole juhuslikud. Iraan teeb seda teadlikult, sest nende riikide vastu suunatud tegevusel on mitu eesmärki. Esiteks jah, et panna neid avaldama ameeriklastele surmet, palun lõpetage sõda. Teiseks, et panna neid uuesti järele mõtlema. Te arvasite, et kui teil on oma maal Ameerika varad, baasid ja nii edasi, siis see annab teile mingi kaitse, kaitseb teid ohu eest. Ei, te peaksite oma diplomaatia ja strateegia üle uuesti järele mõtlema, sest see võib olla ka midagi, mis muutub teile koormaks. Ja te näete seda ka näiteks Omaaniga, kes oli enne sõda vahendaja. Ja vaadake, mis on viimastel nädalatel juhtunud, kui ta on Iraanile üha lähemale liikunud, sest ta kaalub oma samme ja arvab, et tuleb sellest sõjast võitjana välja. Ja viimane asi, mida ma tahan öelda, sa mainisid Liibanoni. Jah, see on omamoodi pingeline olukord, uus olukord. Nad tahavad justkui kõik Iraani toetatud rühmitused ühendada ja näidata, et kui sa ründad Beiruti, saad raketid Iraanilt. Varem see nii ei olnud ja see on suur eskalatsioon. Samuti on sõja lõpetamiseks vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimine, sest see on praegu laual. Kas see on Iraani jaoks parem või on parem jääda praeguse pingete taseme säilitamise juurde? Mis on Iraani jaoks parem? Kas kokkulepe või praegune olukord? See sõltub sellest, mis kokkuleppes on, sest ma arvan, et Iraan püüab selgitada maailmale, ameeriklastele loomulikult, iisraellastele, et me oleme valmis võitlema nii kaua, kui te soovite. Te olete tapnud paljud meie juhtidest. Te tõesti kahjustasite ja meie kahjustasime, mitte ainult meie, vaid ka Ameerika tõsiselt Iraani infrastruktuuri. Neil on palju majanduslikku kahju, aga nad ütlevad, et me suudame ikka veel püsti püsida. Ja seda ma räägingi, islami vastupanu liin, islami vastupanu väärtused. Kui sa ei mõista, mis on põhiväärtused, siis eksid sa läbirääkimistel. Ja muidel me näeme seda sama asja natuke teistmoodi. Iraaniga, Hezbollahga, Liibanonis, Hamasiga Gazas ja isegi Houtidega Jeemenis. Igaüks neist on erinev tegutseja, erinev osaline erinevas areenis. Nii kohandabki igaüks end olukorraga, aga igaühe jaoks neist on ellujäämine võit. Vaata, Iraan ütles, et ta kaitseb kõiki oma liitlasrühmitusi. Ta kaitseb või ründab Iisraeli. Kui Iisrael ründab Beirutis, siis laiendas ta seda kogu Liibanoni peale. Siis hõlmas see ka Gazat. Ja nüüd oleme tagasi ainult Beiruti juurde. Nii et ma arvan, et ka iraanlased püüavad leida sõnumit, et päästa oma kokkuvarisev liitlasrühmituste võrgustik. Aga kui me räägime sellest, mida president Trump ja Ameerika Ühendriigid tervikuna peavad nüüd tegema olukorras, kus Iraan venitab aega ja näiliselt on aeg nende poolel, siis mida peaks USA praegu tegema?
ma arvan, et kaks asja. Esiteks tuleb murda see uus heidutuse võrrand, mida nad, nagu sa ütlesid, näiteks Liibanoni puhul püüavad iraanlased kehtestada. Kui nad ütlevad, et kui te ründate Beirutit, siis meie ründame teid, siis tuleb meile pommitamise kaudu selgeks teha, mida see tähendab. Mul on kahju öelda, aga mõnikord on see ainus lahendus, et sa ei lase end sellistest ähvardustest heidutada ja pead neile näitama, et see võrrand ei kehti. Ma ei ole valmis seda aktsepteerima, ei aktsepteeri, vabandust. Ja teiseks, mis võib-olla ondi suurem probleem, pead aru saama, et aeg on nende vara ja nende mõjuvahend. Seega pead mängima samade kaartidega. Sa tahad aega, mina hoian Hormusi väina blokaadi. Ma hoian sinu isolatsiooni. Ma jätkan sulle kahju tegemist majanduses ja infrastruktuuris. Nii et aeg ei tööta sinu kasuks. See on ainus asi, millega pead mängima nende kaartidega, mida teine pool peab varaks ja näitama talle, et sa suudad talle kahju teha. Aga vaata, Iraan on juba selle uue võrrandi Iisraelile peale surunud. Sest oletame näiteks, et Hezbollah ründab homme või nädala või kuu pärast Põhja-Iisraeli. Iisrael ronis väga kõrgele puuotsa ja peab vastama rünnakuga Beirutis. Iraan ründab Iisraeli ja Iisrael vastab sellele. Iraani vastu, kuid see vastus jääb piiratud ulatusega, sest Trump avaldab Netanyahule survet, et piirata Iisraeli rünnakute ulatust Iraani vastu. Ja see dünaamika on selline, mida Iraan suudab taluda, sest Iisraeli rünnakud on piiratud. Kuidas seda tsüklit murda? Sest Iraani jaoks saab ta sellega jätkata. Ja mida ta siis teeb? Ta võib igal hetkel, kui ta otsustab, anda Hezbollah'le käsu Iisraeli rünnata, lõhkudes selle dünaamika. Kuid see avaldab Trumpile läbirääkimistel survet. Jah, ainus asi, nagu sa ütlesid kõigepealt, see on tõsine probleem. Ma ei ütle, et seda poleks. Ma ütlen, et asi on selles, et veenda president Trumpi mõistma, et kui sa kuuletud sellele, mida nad püüavad sulle peale suruda, nagu me ütlesime, jõuvahekorrad ja uued jõuvahekorrad, siis kaotad sa igal juhul. Nii et sa pead selle lahti seletama palju jõulisemalt, lisaks blokaadile ja kõigele muule, et sa ei ole valmis seda aktsepteerima, isegi kui sa maksad selle eest lühiajaliselt, aga sa pead vaatama pikaajalist perspektiivi. Ja veel üks asi, tead, läbirääkimistel on üks termin, mida me väga sageli kasutame, kui me läbirääkimistele läheme, see on patna. Näiteks, mis on sinu parim alternatiiv läbirääkimiste kokkuleppele? See on midagi väga võimsat, mida meie läbirääkijad otsime. Praegu näevad iraanlased alternatiivi palju paremaks kui kokkuleppega nõustumist. Sa pead panema nad aru saama, nagu ma ütlesin, tervikliku lähenemisega, mis neid jätkuvalt kahjustab, sealhulgas infrastruktuuri. Seni oled sa olnud üsna piiratud sellega, mil määran sa neid kahjustasid. Blokaadi, isoleerimise ja ka majandussanktsioonidega kõik koos üheskoos. Pakett, mille kohta sa ütled, et oled valmis seda nii kaua jõus hoidma kui vaja. Isegi kui sul on mingit survet ja mina ei ole, et nagu ma ütlesin, ma olen täielikult teadlik sellest survest, mis isegi president Trumpil oli kodumaal. Novembri valimised, 250. sünnipäev, Ameerika sünnipäev. 80. sünnipäev, tänane inflatsioon. Jah, ma tean, mitu tegurit, mis avaldavad palju survet. Aga kui sa tahad pikaajaliselt võita, pead olema valmis lühiajaliselt mingit hinda maksma. Nii et ma saan aru, et praegune olukord on Iraanile kasulik. Me peame tagama, et kokkulepe ei tooks neile veelgi rohkem kasu. Aga ma tahan liikuda edasi Gaza teema juurde, sest see on üks peamisi põhjuseid, miks sa siin oled. Täna saab relvarahu jõustumisest täpselt 8 kuud. Kõik pantvangid on vabastatud. Iisraeli väed on endiselt Gazas sees, kuid Hamas keeldub endiselt relvi maha panemast. Isegi täna, kui Kairos jätkuvad läbirääkimised. Kuidas te näete olukorra edasist arengut Gaza sektori osas? Hetkel arvan, et me oleme tegelikult üsna ummikseisus. Ma mõtlen, Nikolai Mladenov, rahunõukogu juhatuse tegevjuht, on pidanud mitmeid kõnelusi Hamasiga vahendajate abiga, aga ma pole kindel, kas sellest abi on. Aga ta tegi seda mitu korda, sealhulgas sel nädalal Kairos. Sellest ei tulnud midagi välja, sest Hamasi silmis ei ole nad valmis relvadest loobuma. See on nende ainus viis ellu jääda. Tead, nagu Max Weber ütles aastaid ja aastaid tagasi eelmisel sajandil, vägivalla monopol. Kui sul ei ole relva, ei suuda sa kontrollida, mis Gazas toimub.
ja nagu taaskord islami vastupanu liikumine, kõik punktid on omavahel seotud. Ainus viis neil ellu jääda on hoida relva enda käes ja kontrollida Gazat. Kui nad oleksid nõus relvadest loobuma, relvastust likvideerima ja nii edasi, siis see tähendaks, et Hamas ei jääks ellu. Ja Hamas võidab aega, sest Hamas ütleb, et me ei tea, mida homne toob. Võib-olla toob homne midagi paremat kui tänane päev. Ja muide, nad vaatavad põhja poole, mis toimub Liibanonis. Nad nägid, et 2025 aastal tegi Iisrael Liibanonis, mida tahtis. Ja praegu on põhjas pingelise olukorraga hoopis teine mäng. See ongi nende mõtteviis. Jumal teab, mis homme saab. Võib-olla läheb paremaks. Noh, neil on Hezbollahil iraanlased oma poolel. Hamas ega Iraan ei reageeri rünnakutele Gaza sektoris. Ma olen nõus, et kui see muutub, siis on see täielik mängumuutja. Aga mida sa ütled ja ma olen nõus selle mõttega, et tundub mõeldamatu, et Hamas loobub oma viimasest alles jäänud trumbist relvade näol ja nõustub relvitustuma. Aga sõja alguses või selle ajal tundus samuti võimatu ette kujutada, et Hamas nõustub pantvangid vabastama. Kuid ometi ta tegi seda. Kas on mingit lootust relvitustumiseks, hoolimata neist arusaadavatest muredest ja pessimismist, mis praegust olukorda juhivad? Jah, teate, ainus viis, kuidas ma näen, et see võiks juhtuda, on see, mida ma nimetan partneri raputamiseks. Või jälle, ma tulen tagasi partneri või alternatiivi juurde. Kui natuke tagasi minna, et neid kahte positsiooni esile tõsta, Iisrael ja Hamas, siis kumbki neist vaatab oma partnerit, oma alternatiivi. Ja ta ütleb, et see on palju ahvatlevam, kui kokkuleppele minna. Sest Iisrael ütleb üsna lihtsalt, ma tahan olla kindel, et järjekord on järgmine. Relvitustamine, relvastuse kasutuselt kõrvaldamine, Hamasi võimete lammutamine ja alles siis saame rääkida ülesehitamisest. Hamas, nagu ma ütlesin, vastupidi, nemad ütlevad, et nad saavad üsna hästi aru, et nende sõltuvus seisneb relva hoidmisel. Kui Hamas saab aru, et näiteks ameeriklased annavad meile loa, võimaluse, et Iisraeli kaitsevägi saaks sõtta tagasi minna ja see saab olema tõesti midagi kindlat. Võib-olla midagi raputab neid nende võitluses ja nad ütlevad, et olgu, me peame vähemalt kompromissile minema ja alustama mingisugust relvastuse kasutuselt kõrvaldamist, kuigi ma pean ütlema, et see kõik oleks võlts. Ne ei saa tegelikult eeldada, et Hamas loobub oma relvadest. See oleks Hamasi kui islamiorganisatsiooni lõpp ja isegi oht nende enda elule. Aga tõepoolest, sama öeldi ka pantvangide vabastamise kohta ja see ikkagi juhtus. Meie, ma mõtlen jah. Mis siis Hamasis muutus? Alguses ütlesid nad, et nad ei anna pantvangi ära ja lõpuks nad nõustusid sellega. Mis siis seal muutus, et nad ikkagi vabastasid pantvangid? Ja kas sama survet saab kasutada, et sundida neid relvadest loobuma? Desarmeerimine, mis muutis olukorda, olid kaks peamist asja teiste seas. Esiteks, Jehoshua ei olnud enam elus. Kui Jehoshua oleks elus olnud, ei ole ma kindel, et tulemus oleks olnud nii hea ja et me oleksime suutnud kõik need pantvangid välja tuua. See on üks asi. Teine asi, mis on palju olulisem, kui me vaatame tulevikku, on see, mida ameeriklased tegid vahendajatega, eriti Katari ja Türgiga, sest neil on palju mõjuvõimu Hamasi üle, nii Türgil kui Kataril. Nad panid nad mõistma, et me tahame kokkulepet. Ja see ongi nii. Teil on oma huvid. Loomulikult ei tee keegi midagi ilma oma enda huvideta. Aga kui vahendajad mõistsid oma huve, oli see midagi muud. Ja kui sa lisad siia selle, et Yasser Arafat polnud enam elus, ja eriti pärast seda, kui ka Mohammed Sinwar tapeti, ning me jäime ainult Al-Zaitun Haddadi juurde, kes pole nii oluline juht, oli sellistes tingimustes selle kokkuleppe saavutamine palju lihtsam. Nii et ma olen sinuga nõus, et võti Hamasi survestamiseks peitub Dohas ja Ankaras. Aga nad ei avaldanud seda survet kogu protsessi vältel. See tuli palju hiljem. Nii et selleks, et julgustada või anda Dohale ja Ankarale õiguspärane stiimul Hamasi survestamiseks, läheb võti taas Washingtoni kätte. Täpselt nii. Kas sa läbirääkijana nägid, et Washingtoni surve Ankarale ja Dohale muutus nii, et see veenis neid, et nüüd peame Hamasi survestama
ja sundima neid pantvangid vabastama. jah, see oli teistsugune surve ja see oli teistsugune viis panna neid mõistma, et neil on erinev stiimul aidata Washingtonil kokkuleppeni jõuda. Sest tead, kui ma räägin ka loengutes läbirääkimistest, siis ma rõhutan alati 3 alustala, millest iga läbirääkimiste kokkuleppe sõltub. Usaldus, huvi ja hind, inglise keeles TIP, trust, interest, price. Mulle meeldib mõnikord väga keerulisi protsesse lihtsustada. Ja kui sa paned osapooled, mängijad, vahendajad mõistma, mis on nende huvi selles kokkuleppes, mida nad näiteks Washingtonilt saavad, siis see võib kogu kokkulepet muuta ja ümber kujundada. Ja see on miski, mis praegu tegelikult ei juhtu. Siis nad lasevad Nikolai Mladenovil proovida, tead küll, mingit lahendust leida. Sest ma arvan, et praegu keskendutakse Iraanile Liibanonis, Lähis-Idas on praegu nii palju probleeme. Ja muide, Hamas naudib seda. Jah, nad teavad jääda, tead küll, sõjaläve alla või taha. Ja seda nad teevadki, sest nad on taas kohanenud sissi sõjaga. Aga ma ütlen, et kui me läheme tagasi läbirääkimiste juurde, siis peab olema kindel, et vahendajatel on motivatsioon see lahendada. Praegu Ankaral puudub igasugune motivatsioon seda lahendada. Vastupidi, vaadake, mida Erdogan täna ütles Iisraeli, Netanyahu meie tegevuse kohta Liibanonis ja Süürias. See lihtsalt näitab, et neil puudub igasugune huvi. Vastupidi. Ma rõhutan seda teemat, sest sama dünaamika oli olemas ka enne pantvangide vabastamist. Aga siis nihkus surve Washingtonist näiliselt Ankarale ja Dohale, et saavutada vabastamine. Mis surve see siis oli? See oli ka muutus režiimis, demokraatide režiimis. Kas ma peaksin sulle meenutama, et me pidasime Bideni administratsiooniga pikka aega läbirääkimisi ja muide, nad tegid kõik, mis võimalik, et kokkuleppele jõuda. Ja see muutus väga kiiresti, kui Trump ametisse astus. Sest kui me läheme tagasi algusesse sellesse, kuidas Trump käitus läbirääkimistel, ettearvamatult. Sa ei taha Trumpi enda peale vihastada, tead ju küll, maailma kõige tugevamat meest. See oli tohutu muutus. Ja vahendajad saavad aru, tead, Ankara saab aru, Katar saab aru. Muide, Katar saab sellest täna väga hästi aru, kui ta on väga, Ankara on väga, vabandust, Katar on praegu väga õrnas olukorras sõja ajal, arvestades seda, mida ta Iraanilt saab. Ma arvan, et ka Iraan vaatas seda, tegi mõned märkmed ja kasutab neid praegu Hormusi väinas. Jah. Me võime jätkata Gaza teemal rääkimist, kuni Lähis-Idas saavutatakse rahu. Aga meil ei ole nii palju aega. Ma tahan liikuda edasi saate viimase osa juurde. See on kiirküsimuste voor. Ma näitan sulle 3 pilti ja lühidalt ütle esimene asi, mis iga pildi kohta pähe tuleb. See on esimene. Need on Tšihha Sinvari viimased hetked oktoobris 2024. No kõigepealt puhas kurjus, tead, tõesti, ma arvan, et see on esimene asi, mida ma selles mehes näen. Ja see on ka hea meeldetuletus, et kui keegi ütleb sulle, et tahab sind tappa, siis peaksime seda uskuma ja tegutsema enne, mitte ootama, et midagi juhtuks. Hästi, liigume järgmise pildi juurde. See on pantvangide väljak ajast, mil toimusid protestid, kus nõuti valitsuselt kokkuleppe saavutamist pantvangide vabastamiseks. Emotsionaalne. Tead, kui sa oled läbirääkimiste meeskonnas ja näed ning kuuled neid perekondi, siis see murrab tõesti su südame. Sa saad aru, et pead tegema kõik endast oleneva, et ta võimalikult kiiresti, elusalt tagasi saada. Ja emotsionaalne. Kui Iisraeli poliitikud süüdistasid neid meeleavaldajaid Iisraeli positsiooni nõrgestamises läbirääkimistel, siis sina istusid läbirääkimiste laua taga. Sa ütled, et isiklikul tasandil andis see sulle motivatsiooni. Aga kui läbirääkija, kes esindab Iisraeli huve, kas need protestid kahjustasid, ei mõjutanud üldse või hoopis tugevdasid Iisraeli positsiooni? Need peaaegu ei mõjutanud, mis võib-olla kõlab kummaliselt, sest nagu sa tead, toimusid iga päev, iga nädal arvukad protestid. Ja ma võin öelda, võrreldes näiteks sellega, mis juhtus Gilad Shaliti puhul, siis tookord mõjutasid protestid tõesti tohutut hinda, mida Iisrael selle tehingu eest maksis. Selle puhul ei olnud sellel peaaegu mingit mõju. Ma pean ütlema, et meie kui läbirääkimismeeskonna jaoks ei olnud vaja aru saada, mida me peame tegema.
kuid siiski on see emotsionaalne, kui Iisraeli kodanikuna nendes ruumides istuda. ma arvan, et see on haruldane avaldus, mis tuleb kelleltki läbirääkimiste ruumist, kuna need süüdistused meeleavaldajate vastu olid pealkirjades ja olid koalitsiooni peamised seisukohad. seega on väga värskendav kuulda kelleltki, kes esindas Iisraeli läbirääkimiste ruumis, et need protestid ei mõjutanud. Aitäh selle eest. Liigume edasi viimase pildi juurde. Sion. Peaminister Benjamin Netanyahu ja president Donald Trump, kui Trump külastas Iisraeli ja viibis Knessetis. Ma pean ütlema, et kui ma kuulsin Trumpi pidamas kõnet Knessetis, tundsin ma end väga hästi, et meil on nii suurepärane liitlane. Tead, Trump on väga värvikas mees. Ma ei räägi siin muudest aspektidest, aga ma arvan, et kui Iisrael ütleb ja peaminister Netanyahu ütles, et meil pole kunagi olnud nii suurt sõpra. Mitte, et Biden või teised poleks olnud Iisraeli pooldajad ja Biden oli sionist ja nii edasi. Aga ma arvan, et jah, Trump on väga ainulaadne selles toetuses, mida ta Iisraelile annab ja selles eelises, mille ta Iisraelile annab. Ma arvan, et selles mõttes on ta väga ainulaadne. Ja lühidalt kui võimalik, mida arvad neist pingetest Trumpi ja Netanyahu vahel? Kas siin on tõeline lõhe? Või on see lihtsalt klassikaline hea ja halva politseiniku taktika? Ma arvan, et neil on hea koostöö. Võib-olla juhtus midagi, tead küll, viimastel päevadel. Ma ei ole kindel. Jätan selle poliitika analüütiku hooleks. Tema saab sellega vist praegu minust paremini hakkama. See ei ole diplomaat, aga väga diplomaatiline vastus. Soovin sind veel kord tänada, Adi Rotem, et täna õhtul minuga liitusid. Vaadake meid jälle järgmisel nädalal siin saates On The Record. Tänase osa ja kõik varasemad saated leiate YouTube'ist ja Spotify'st. Aitäh vaatamast!